Loen jutluse aluseks Matteuse evangeeliumi 15. peatüki salmid 21–28. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: Issand, Taaveti poeg, halasta minu peale. Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi ja ta jüngrid asusid ta juurde ja palusid teda, et saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas: mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles: Issand, aita mind. Jeesus vastas: ei ole väga ilus võtta laste leiba ja visata koerakestega. Ent tema ütles: ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle: oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle nagu sa tahad, ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Aamen. Seekord on meie ees paastuaegne tekst pühendumusest ja pühendumusest mitmel tasandil. Aga alustame paigast. Jeesus viibis Tüürose ja Siidoni aladel. Tegu on paigaga, mis jääb Galileast põhja poole. Tüürus ja Siidon olid mereäärsed linnad tänapäevases Liibanonis. Need linnad on tänagi alles, ehkki Siidoni nimi on tänapäeval Saida. Toona nimetati seda ala Sügafoniikiaks või siis ka Kaananiks, nagu on see Matteuse evangeeliumis. Meie tekst ütleb, et Jeesus läks sinna põhjakanti varjule. Paralleelses loos täpsustab evangelist Markus, et Jeesus läks ühte majja sisse, soovides, et teda keegi ära ei tunneks. Miks ta varjule läks ja soovis, et keegi teda ära ei tunneks? Ma nimetaksin seda avaliku elu tegelase taagaks. Jeesus oli kogunud kuulsust ravitseja ja õpetajana ja see saatis teda lakkamatult. Tema õpetajaks olek sisaldas kuulutust ligiastunud Jumala riigist, aga ühtlasi ka kriitikat mitmesuguste levinud usutavade kohta. Just enne seda meie tänast lugu esitab evangelist Matteus stseeni, kus Jeesus oli sunnitud vaidlema Jeruusalemmast tulnud variseride ja kirjatundjatega religioossete puhtusreeglite teemal ja selgitama oma mõtteid ka jüngritele, kes nagu tavaliselt millestki aru ei saanud. Tema ravitseja kuulsus saatis teda igal sammul jätkuvalt. Inimesed on erinevad. Tänapäevastest suunamudjatest on paljud suutnud oma edevusest teha endale sissetuleku allika. Midagi sarnast oli ka Jeesusega, nota bene mitte, et ma teda edevuses kahtlustaksin. Aga koos oma jüngritega ringi uitava rändkarismaatikuna toetus ta külakeskkonnale, kes teda ja tema jüngreid toitis ja öömaja pakkus. Ehk ta ei pidanud oma missiooni ajal tööd tegema. Siin on siiski üks oluline erinevus ka. TikToker ja YouTuber saavad pärast oma esinemisi telefoni ja arvuti kinni panna ja on jälle nemad ise oma koduses rahus. Jeesusel seda võimalust ei olnud. Teda saatsid pidevalt temast huvitatud rahvahulgad, kes palus temalt tervenemist, kes heitis talle ette ebatraditsiooniliste seisukohtade avaldamist ja nii edasi. See kõik väsitab. Evangeeliumitest loeme korduvalt, et Jeesus soovis eraldada üksildasse paika ning lihtsalt rahus palvetada. Alati tal see ei õnnestunud. Mõelgem näiteks 5000 mehe söötmise loole, mis sai alguse sellest, et Jeesus tahtis ennast rahvast eraldada, ent asi päädis hoopiski sellega, et 5000 meest leidsid ta üles ja ta pidi neid hoopiski imeliselt toitma.
Nii on see ka meie tänases loos. Jeesus tahtis vahelduseks lihtsalt üksi olla. Mõelgem sellest nii, et sarnased asjad puudutavad ka meid. Me oleme enda peale võtnud mingi pikaajalise kohustuse, meil on mingi missioon midagi korda saata, ent paratamatult puutume kokku ka väsimuse hetkedega. Väsimuse astmed võivad muidugi erineda. Vahest kõige tuntum näide 20. sajandist on ema Theresa, kelle surma järel avaldati tema päevikud, millest tuli välja, et palju aastaid tundis ta end oma halastustöö käigus hoopis jumalast hüljatu üksiklasena. Isa Vello Salo kommenteeris seda kunagi ja kinnitas, et see, mida ema Theresa koges, oli hinge pime öö. See viimane termin on täna kasutusel ka laiemalt kui kristluses, kes soovib või guugeldada. Jeesuse hinge pime öö oli ilmselt ööl enne tema arreteerimist Getsemani aias, kus ta verehigi valades surmahirmu tundis. Meie tänase loo puhul asjad nii hullud ilmselt ei olnud, ent selge on see, et Jeesus tahtis vähemalt korraks peituda teda jälitavate rahvahulkade eest. Aga valitud teega ja pühendumisega on lood nii, et ta saab siin mõnikord kätte siis, kui ta seda ei taha. Just see juhtus ka Kaanani naisega, kes Jeesuse üles leidis. Markus täpsustab, et see naine oli Süvafoniikiast pärit kreeklanna. Markuse ja Matteuse detailid on siinkohal pisut erinevad. Matteusest jääb mulje, et see kohtumine toimus avalikus ruumis, Markuse puhul aga pigem majas, kuhu Jeesus oli sisse astunud. Ja see valitud pühendumus paneb siin mõnikord tegema asju, mida see plaaninud ei ole. Naise palvele tervendada tema tütar vastas Jeesus esialgu, et on saadetud vaid Iisraeli inimeste juurde. Vestluse järel oli ta aga sunnitud oma meelt muutma ja naise tütre tervendama. Nüüd sellest kreeklannast. Tema tütart vaevas kuri vaim. Toonasel ajastul seostati paljusid haigusi kurja vaimuga. Klassikaline näide, mida ma ülikoolis tudengitele ikka toon, on see, et kui me loeme näiteks Matteuse evangeeliumist 17. peatükist piiblilugu sellest, kuidas muutumise mäelt alla tulnud Jeesus tervendab langetõbise poisi, siis sõna-sõnalt see nii ei ole. Ta ajab poisist välja hoopis kurja vaimu. Piibli vahepealkiri, Jeesus tervendab langetõbise poisi, on sinna hiljem pandud meie tänapäevaste teadmiste valguses. Meie tänase loo kreeklanna tütre sümptomeid ei ole ära toonud, nii et me ei tea, mis teda vaevas. Midagi toonastest haigustest me siiski üldiselt teame. Kõigepealt näiteks see, et ohtlikud nakkushaigused lõppesid üsna kiiresti surmaga. Traumasid ei peetud haigusteks. Vanaduse vaevuse peeti loomulikuks, mis jätab särgi selle, et enamust ravitseja juurde minejaid vaevasid elule mitte ohtlikud vaevused, mille bioloogiline baas on ebaselge. Niisiis kokkuvõtteks, mingi krooniline häda sellel kreeklanna tütrel ilmselt oli ja ema vaatevinklist oli see piisavalt tõsine, et sel puhul üles otsida üks lõunamaalt saabunud ravitseja, kellest kuulujutte liikus ilmselt ka väljaspool Juudamaal. Ema pühendumisest. See on ka tänapäeval üsna üldiselt levinud, et kui inimesel on mingi tõsisem terviseprobleem, mida ta tajub ohtlikuna, siis ta otsib kõikvõimalikke viise selle leevenduseks. Kui arstid ei aita, siis otsitakse eneseabi muudel viisidel, vajadusel minnakse karismaatilise kristliku ravitseja või hoopis nõia poole.
Eesti lähiajaloo kontekstis meenub mulle Antsla kandis elanud Kaika Laine, kes aitas paljusid. Ka üks minu enda hõimlane sai temalt abi. Mitte, et ma kutsuksin siin praegu üles hülgama meie tänapäevast tõenduspõhist meditsiini, aga see Kaika Laine lugu näitlikustab, et suures hädas ollakse valmis tegema paljut. Selle Sürofoniikiast pärit kreeklanna jaoks oli Jeesus toonase ajastu Kaika Laine. Ema pühendumist väljendab viis, kuidas ta Jeesusega räägib. Kõigepealt valjuhäälne halastuse anumine, siis Jeesuse ette maha heitmine, siis nõustumine sellega, kuidas Jeesus võrdleb teda laste kõrval koerakestega ja laiendused isandate raasukused pudenevad ka koertele. Enese alandamisega selles sotsiaalses situatsioonis on vist raske kaugemale minna. Aga see töötas. Tütar paranes sel samal tunnil. Mida öelda sel taustal Jeesusest? Aga seda, et pärast siinset vahejuhtumit sai tema missioon, millest ta puhata lootis, ta ikkagi uuesti kätte. Loen sellele meie tänasele kirjakohale järgneva lõigu. Ja sealt siirdus Jeesus Galilea järve äärde ning läks üles mäele ja istus sinna. Ja ta jõudnud olid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema jalgade ette ja tema tegi nad terveks. Nii et rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena, jalutuid kõndimas ja pimedaid nägemas. Ja nad ülistasid Iisraeli Jumalat. Leppigem siis meiegi oma pühendumistega ja arvestage, et nad saavad meid aeg-ajalt ikka ja jälle kätte, seda isegi siis, kui me seda ei oota. Aamen.